Teadlikkus on iga inimese võime. See on kaasasündinud võime. Ta ei ole ei mõtlemine ega ei ole ka emotsioonid ega midagi muud. Ta on täiesti unikaalne iga inimese omadus. Teadlikkus eksisteerib alati siin ja praegu ehk olevikus. Teadlikkus ei saa olla eile ega ei saa ka homme, alati just praegu. Ja minu jaoks on teadlikkus ainukene vahend, mis võimaldab mitte olla ainult siin ja praegu, vaid ka teadvustada seda, mis just praegu toimub. Lisaks teadvustamisele aru saada, mis toimub, ja lisaks sellele ka mõjutada seda, mis toimub. Kujuta ette, et inimest ei mõtle. Ei kasuta teadlikkust, on ainult emotsionaalsed. Ainult emotsionaalsed. Mis elu sa näeksid? Kujuta ette, et inimestel ei ole emotsioone, on ainult mõtlemine. Mida sa näeksid? Kujuta ette, et inimestel on teadlikkus. Mida sa näeksid? Tüüpiliselt on need kõik kolm asja segi oma vahel. Ja seda me ka näeme tänaval. Ja me näeme seda, et inimesed on ajendatud emotsioonidest, oma mõtetest, meenutustest, ettekujutlustest, aga seda kolmandat osa, seda kõige olulisemat, mis võimaldab taibata, me näeme väga vähe tänaval. Ilmselt on maailm jõudnud oma arengujärgus sellisesse faasi, kus see osa on vaja nagu spetsiaalselt välja tuua. Nagu võimendada ja siduda kogu ülejäänud eluga, et hakata lõpuks aru saama, mis toimub. Kuidas toimub ja kuidas me saame edasi minna siit. Teadlik ettevõtlus võrreldes mitteteadliku ettevõtlusega on alati elujõulisem. On alati leidnud oma niši, oskab lugeda finantse, ehk oskab investeerida ja oskab kulutada, oskab prognoosida, oskab mitte laiali valguda ja oskab saavutada. Teadlikkust mitte kasutav ettevõtlus on pidevalt hädas. On raha puudu ja kui raha tuleb, siis see raha kaob ära. Alati on probleemid tööjõuga, kes tegelikult või mis tegelikult on suurim probleem. Ma kujutan ette ettevõtluses kõik nende nõudmised, nende hilinemised, nende töös suhtumised. See on kõik ju miinus ettevõtluses. Teadlik ettevõtlus minu meelest on parim, mis iganes võib ettevõtjale osaks saada. Teadlikkust kasutav ettevõtja muutub järk-järgult teadlikumaks sellest, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Samas ta märkab kindlasti oma kaastöötajaid, kui alateadlikud nad on. Ja avastab ka paljudele probleemidele ka siis need samad põhjused, mida ta avastab, ehk alateadlikkuse. Kui oleks võimalik see teadlikkus ka töötajateni viia, ehk töötajad teeksid siis kõike, mida iganes nad teevad teadlikult, saab ühe väga super hea tiimi.